nüüd tuleb Tartu Rahu Põlistamise Seltsi liige Meelis Kaldalu. Kallid kaaslinlased, ma loen teile paar rida 8. jaanuari Maalehest. Mina arvan, et me peame kaugenema sellisest lihtsustavast küsimusest, kas leping kehtib või mitte, ja vaatama seda pigem lepingu pügalate ja sätete kaupa. Näiteks on seal artikkel, mis räägib võimalusest, et tunnustatakse Eesti neutraliteeti. See on praeguseks lihtsalt oma tähtsuse kaotanud. Eesti on NATO liige ja väga teadlikult ka selle 39. aasta kogemusest lähtuvalt ei püüdle enam neutraliteedi poole. Koguni vastupidi, see neutraliteet ei kaitsnud meid 39. aastal. Kui Eestis keegi ütleb, et Tartu rahuleping kehtib, siis tegelikult me ju ei taha, et see konkreetne norm kehtiks. Vastasel korral me ise rikuksime seda, kuna oleme vahepeal saanud NATO liikmeks. Niimoodi kõneleb Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Ja mina soovin siinsamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengina need väited ümber lükata. Ja väga lihtsalt, lugedes teile lihtsalt ühe artikli 5 Tartu rahust. Kui Eesti alaline neutraliteet rahvusvaheliselt tunnustatakse, siis kohustub Venemaa ka oma poolt seda neutraliteeti pidama ning selle neutraliteedi alalhoidmise tagamisest osa võtma. Igasuguste vägede viibimise oma pinnal ära keelama, peale valitsuse omade ja nende sõprusriikide vägede, kellega ühel lepingu osalisel sõjaline konventsioon tehtud, kes aga teiste lepingu osalistega tegelikult sõja ajal ei seisa. Seega, Tartu rahu mitte ei keela meil NATOs olemast, vaid vastupidi, lubab meil seda teha. Nii et palun, jätke see meelde, kui keegi üritab teile teinekord kärbseid pähe ajada. Ja tervitame siis kõik koos oma Antarktisest taga jõudnud presidenti, kes peaks ka praegusel hetkel kusagil Tartus viibima. Aitäh! Elagu Tartu rahu! 1000 aastat Tartu rahu! Ja ma tänan teid kõiki, armas rahvas, kes te olete siiani vastu pidanud. Sadas meil vihma ja lund, aga ma näen, et teid ei heiduta miski. Tundub küll. Aga nüüd alguseks oli meil vapside hümn, aga nüüd tuleb Eesti hümn ja siis head koduteed kõigile.